Kuidas toime tulla norskamisega ja kas sellele on ravi? Norskamine on olukord, kus õhk ei pääse ninast kopsudeni piisavalt vabalt liikuma ja sellisel juhul tekivad une ajal sellised mõnikord patsienti ennast, aga väga sageli ka pereliikmeid häirivad helid. Norskamise puhul on meie ülesandeks siis aru saada, kas ninas väga sageli esineb mingi takistus, mis siis ei lase vabalt õhul liikuda, või siis une puhul väga sageli tekkiv ülemiste hingamisteede kokkulangemine, mis võib siis lisaks norskamisele tekitada ka olukorra, kus patsiendil on une ajal üsnagi väljendusrikkad hingamispausid, hingamine võib olla raskendatud ja võib esineda sellist õhuahmimist, mistõttu me võime öelda, et norskamine sellisel juhul on ka päris ohtlik terviseprobleem. Aga mis juhtub, kui ma selle probleemiga arsti poole ei pöördu? Sellisel juhul need terviseriskid, mis on seotud kõrge vererõhuga, mis on seotud ülekaaluga, ühel hetkel nad realiseeruvadki läbi selle, et võib tekkida südamelihase infarkt ja ajuinsult. Samuti teise tüübi diabeet. Kui nüüd mõelda sellisele päevasele toimetulekule ja unisusele, siis see on omakorda loomulikult riskiks ka tegutsemisel liikuvate mehhanismidega, näiteks autoroolis. Kui nüüd aga mõelda selle peale, et kuidas on norskamine eelkõige ebameeldiv ohtlik, siis sealt esmasena me toome ikkagi välja selle, et terve pere võib olla magamata ja väsinud ja seda pikkade aastate jooksul ja sealt tulenevad ka kooseluprobleemid, kus abikaasad toovad välja, et meil puudub lähedus, et me ei ole saanud enam väga kaua ühes toas magada, läheme küll ühel ajal voodisse, aga keset tööd mina kolin teise tuppa. Milline oleks lahendus? Lahendusena kõigepealt me hakkame otsima, milles on probleem. Vaatame üle, kuidas nina hingab, kas seal on mingisuguseid takistusi, mida me saame siis kõrvaldada või leevendada, kas ravimitega või siis operatsioonitoas. Ja teisalt tuleb siis uni ära mõõta. Erinevad uneuuringu meetodid näitavad meile, kui tõsise probleemiga on tegemist ja kas me peaksime ja mil moel siis midagi ette võtma. Üheks meetodiks just norskamise puhul ja ka kergemate uneapnoe vormide puhul on selline suusisene apnoekape, mis annab hingamisteele une ajal ruumi juurde. See käib suhu ja see töötab siis, kui seda kasutada. Raske uneapnoe puhul on ravimeetodiks positiivõhurõhu aparaat, mis kõrvaldab hingamishäired ja ka norskamise, aga kindlasti ei saa üle ega ümber sellest, et patsiendi enda toitumisharjumused tuleb üle vaadata, tuleb rõhutada regulaarse sportimise olulisust ja sealt me jõuame sellise teise ravivõimaluseni, milleks on myofunktsionaalne ravi. See on spetsiifiline harjutuste kompleks, mis on siis mõeldud ülemiste hingamisteede lihaskonna ja limaskesta toonuse parandamiseks. Ja kindlasti rõhutaksin ka seda, et suitsetamisest loobumine on oluline, kuna suitsetamine suurendab limaskesta tursat ning alkoholi tarbimine, mis tekitab liigse lõdvestuse lihaskonnas une ajal. Kus toimuvad vastuvõtud? Fertilitase kliinikus saab pöörduda meie Mustamäe ja meie Viimsi kliinikutesse kõrva-nina-kurguarsti vastuvõtule.